Tere! Mina olen Raul Eamets ja töötan Bigbankis peaökonomistina. Oma tänases majanduskooli lühiloengus räägime sellest, kuidas raha pankades ringleb ja miks me saame öelda, et kommertspangad suurendavad majanduses ringlevat raha hulka. Et aru saada, mida tähendab osareservi pangandus, lähme ajaloos tagasi. Esialgne pangandus tekkis juba keskajal. Kesksel kohal oli selline tegelane nagu kullassepp. Nagu nimigi ütleb, tegeles ta kullaga ja teiste väärismetallidega, eelkõige hõbedaga. Ta oli piisavalt jõukas ja tal olid võimalused neid väärismetalle turvaliselt hoida ja ka võõrastest kaitsta. Inimesed otsid oma raha kullassepa juures. Need, kellel oli, mida hoida, sest nii oli kindlam. Kullassepp andis inimestele paberi, et neil on tema juurde deponeeritud ehk hoiustatud mingi kogus hõbedat. Inimene läks selle paberiga ning tegi mingi suurem ostu. Ostis näiteks hobuse, mis on tänases mõttes sama hea kui osta auto. Müüja sai paberi, läks sellega kullassepa juurde ja viimane andis talle päris raha. Aga mingil hetkel sai kullassepp aru, et kõik ei tule mitte kunagi korraga raha välja võtma. Ja ta andis välja tõendeid palju suuremas summas, kui tal konkreetsel ajahetkel raha oli. Seda hakatigi nimetama osareservi panganduseks. Tulles tänasesse päeva, võime öelda, et ka pangad annavad raha rohkem välja, kui neil on hoiustena kaasatud. Regulaator ehk siis pankade järelevalve organ kehtestab teatud normatiivid, kui palju peavad pangad hoidma oma raha reservis, ülejäänud võivad nad välja laenata. Eeldus on sama, mis kullassepal. Pangad eeldavad, et kõik ei tule korraga oma raha pangast välja võtma. Kuidas see kõik suurendab ringluses olevat raha hulka? Toome lihtsa näite. Oletame, et meil tuleb majandusse täiendavalt 1000 ühikut raha. Näiteks müüsime kunstiteose välismaasele. Paneme selle raha panka hoiusele. Eeldame, et kohustuslik reserv on regulaatori poolt paika pandud, olgu selleks näiteks 20%. See tähendab, et pank saab välja laenata 800 ühikut ning 200 peab jätma reservi. Arvestuslik raha kogus majanduses aga kasvab 1800 ühikut, sest 1000 on hoiustel ja 800 läks täiendava laenuna uuesti ringlusesse. Laenu saaja paneb saadud 800 ühikut uuesti panka. Sellest omakorda 640 ehk 80% saab pank välja laenata ning 160 ehk 20% jääb reservi. Järgmise ringiga saab välja laenata 512 ühikut ning 128 jääb reservi. Nii võib seda jada lõpmatult jätkata. Kui palju kogu rahamass suureneb sellise ringkäigu tulemusena? Selleks on lihtne valem. 1 jagatud reservi määraga ehk 1 jagatud 0,2. Vastus on 5. Seega kokku võimeldab algne 1000 ühikut läbi laenamise 5-kordseks ehk 5000 ühikuks. Sellest 5000-st ringleb 4000 laenudena ja ülejäänud 1000 ehk siis 20% istub pangas reservis. Mida suurem on reservimäär, seda väiksem on võimendi. Näiteks 50% reservi puhul oleks võimendi ainult 2. Aga 10% reservimäära puhul oleks võimendi koguni 10. Mida vähem hoiab pank raha reservis, seda kasumlikum on see panga omanikele, sest välja laenatud raha pealt teenitakse intressi. Samas on see riskantsem panga klientidele, sest kui midagi peaks pangaga juhtuma, siis kõikidele hoiustajatele ei pruugi raha jätkuda. Eriti kui kõik hakkaksid korraga oma raha välja võtma. Selleks, et niisugust olukorda ära hoida, on regulaator, Eestis siis Finantsinspektsioon, kehtestanud erinevad reeglid ja normatiivid, mida pangad peavad järgima, et ennast mitte lõhki laenata. Lisaks on euroala riikides kehtestatud tarbijakaitseks põhimõte, et kõik hoiused kuni suurusega 100 000 eurot makstakse riigi toel hoiustajatele välja. Isegi siis, kui pangal enam raha ei ole ja ta pankrotti läheb. Tegelikult suurendab reaalset rahakogust majanduses ikka ainult keskpank. Ainult keskpangal on õigus raha emiteerida ehk uusi rahatähti tükkida, nende väärtust muuta, korraldada vanade rahatähtede kokkukorjamist ja uute transportimist ja hoidmist. Ja lõpetuseks, kommertspangad on raharingluse oluline lüli, aga nad ei tekita uut füüsilist raha juurde, vaid läbi osareservi panganduse võimendavad arveldusraha massi, mis majanduses ringleb.